Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna ma lubasin rääkida veel ühest väga tüüpilisest allasurutud tundest, mida me inimestena kaasas kanname ja kanname seda alates lapsepõlvest. Ja selle pealkiri on väärtusetuse tunne. Selle tundega seoses ma võin öelda jälle, et see on nii minu kui väga-väga paljude minu teraapiaklientide kogemus on see, et me lapsena saame lisaks hülgamishirmule väga tihti kaasa, see käib nagu kaasa, nagu käsi käes minu meelest, on väärtusetuse tunne. Üks on see, et mind jäetakse maha, see hirm, eks ju, hirm hülgamise ees, aga teine on justkui nagu sellele hirmule pannakse, lapsed panevad millegipärast sinna kohe põhjuse taha, et järelikult mina ei ole piisav, järelikult mina ei ole hea, miks mind maha jäetakse, järelikult mina ei kõlba. Ja sealt edasi tulevad juba sellised ala kõik uskumused, mis sinna taha haagivad ennast. Ja läbi selle väärtusetuse tunde võib tekkida inimestel väga palju erinevaid käitumismehhanisme, mis aitavad justkui lapsena sellises keskkonnas või selle tundega kuidagi toime tulla. Aga probleem ei ole mitte selle tunde isegi tundmine või selle tunde läbi elamine ja sellega seoses nagu käitumine, vaid see, et me tõmbame, see on meie energia väljas nagu olemas ja kui me ei märka seda, kui me ei oska sellele tähelepanu pöörata, kui me ei oska seda nimetada, seda tunnet, mis me tunneme, see hästi ebamugav tunne, mis mu sees kogu aeg on ja paneb mind imelikult käituma ja püüdma olla kellegile meele järgi. See on just see asi, mida mina olen teinud oma lapsepõlves väga-väga palju. Kõik noores eas tehtud otsused, mis ma noore täiskasvanuna tegin, oli just see, et ma ei oleks erinev teistest, et ma kuuluks kuhugi ja siis ma sain kogeda seda, kuidas ma tegelikult keegi mind sellisena justkui nagu ei taha ja ma ei kõlba ja sealt tuli see väärtusetuse tunde kogemus, ja ma hakkasin süüdistama ennast, et mis mul viga on ja miks ma ei kõlba ja sealt tulevad muide inimestes välja ka sellised käitumismustrid nagu ülitublidus, et ma olen hästi tubli, ma üritan teha kõik täiuslikult. Üks on täiuslikkuse nagu vajadus ka, et mu ümber inimestel võib olla kahtepidi see käitumismuster, et valida keskkond, kus oleks nagu absoluutselt täiuslik, et ei oleks ühtegi sellist, et asjad oleksid nagu, ma ei oskagi nüüd kirjeldada seda täpselt, et olla keskkonnas, kus on kõik korras ja teine on selline, et ise püüda nagu kõik asjad täiesti õieti ära teha, et keegi jumala eest ei ütleks mulle midagi halvasti, et keegi ei saaks mind kritiseerida, et keegi ei saaks mind sellepärast hüljata ja maha jätta, et ma teen kuidagi nii, kuidas nagu teistele ei kõlba või teistele ei meeldi. Et see meele järgi olemine, see on üks väärtusetuse tunde ka käitumismuster, mida me siis täiskasvanuna jätkame, sest tavaliselt kõikide nende allasurutud tunnetega, mis me lapsepõlves kogeme, siis nende probleem ei ole mitte need tunded isegi, mis me kaasas kanname, vaid see, et me need kogemused tõmbame kaasa täiskasvanu ikka selliselt, et me justkui nagu, ma ei oskagi nüüd jälle seda seletada, et me tõmbame nad siia praegusesse hetke sellepärast, et see tunne, mis ma tunnen, on vähemalt tuttav, mis siis, et ta on nagu ebafunktsionaalne või et ma sellega kahjustan iseennast ja võib-olla ka teisi minu ümber, siis sellest nagu selle peale inimene, kes tunneb seda tunnet, ei suuda mõelda, vaid see, et ma tunnen seda tunnet ja ma loon endale alateadlikult neid samu kogemusi läbi siis erinevate inimeste, erinevate sündmuste,
aga peaasi, et see kogemus, see tunne, mida ma selle kogemusega saan, et see tunne on vähemalt tuttav. Ehk siis näiteks, kui inimesel on see hirm, et ta ei ole piisav, siis ta loob näiteks, tõmbab endale ligi partneri, kes talle kogu aeg seda tõestab, et ta saab jälle kinnituse, näed, ma ei olegi piisav, näed, ma tunnen ikka seda sama tunnet, seda, et ma olen väärtusetu, ma olen täiesti mõttetu, ma ei kõlba mitte kuskile ja nii edasi. Et see on üks selline asi, mis minu kogemuses on, minu isiklikust kogemusest on see, kus ma olen kõige suurema hüppe võib-olla teinud inimesena, kus ma alustasin niimoodi tõesti täiesti nagu miinuspunktist olematu enesehinnanguga ja kus ma olen tõusnud täna sinna, seda ma võin öelda, et oma väärtuse teadmine, oma väärtuse tundmine, selle teadvustamine ja sellega koos elamine ja selles kogu oma väes elamine, see on olnud üks minu selliseid eluülesandeid ja väga paljudel nendel inimestel, kellel on madal enesehinnang ja see väärtuse tunne kuskil sügaval, siis ka nendel inimestel on üheks eluülesandeks oma väärtuse leidmine läbi raskete kogemuste, sest vastasel juhul meil ei oleks ju midagi õppida, eks. Vaid see, et meie vanemad annavad meile sellise baasi selleks, et seda õppetundi läbi teha. Sest kui me tuleksime juba sellise korraliku enesehinnanguga, siis meil ei oleks ju vaja midagi õppida. Aga meile antakse läbi meie vanemate või mingite lapsena või nooruses saadud kogemuste sellise kogemuse, kus me saame nagu tunda täiega seda, et me ei kõlba mitte kuskile. Kassisaba alla ka mitte, eks ju. Ja see sealt üles tulemine on olnud minu üks kõige raskemaid, samas kõige põnevamaid ja kõige vingemaid teekondi, mis ma oma elus olen kogenud, just sellesse seisu saada, kus ma täna olen, kus ma täna võin seista täiesti vabalt kahel jalal ja ütelda, siin ma olen, võtke või jätke. Ja kui ei võta, ise tead, millest ilma jääd. Kui jätad, siis on väga tore, eks ju. See on puhas boonus, aga see ei puutu minusse, see on sinu otsus. Et kui sellise tundega iga päev elada, siis ma võin öelda, et see on teine asi, mis loob väga suure vabaduse. Kui ma täpselt tean, kes ma olen, kusjuures seda ma võin jälle öelda, et kui ma täna ütlen, et ma tean, kes ma olen, siis ma ei saa isegi täna seda väita, sest kuna ma igal päeval kogen üha rohkem seda, kes ma päriselt olen nii-öelda hingena ja selle võimsa valgusolendina, siis ma ise arvan, et olenemata sellest, et ma siin inimeseks nii-öelda kolmanda dimensiooni seisundist võin öelda, et ma tean justkui, kes ma olen, siis tegelikult mul pole õrna aimugi. Mul pole võib-olla 1% ka sellest teadmisest, kes me tegelikult inimestena oleme. Et nii palju ma olen aru saanud, et ma tean nii vähe. Ja mõistan ka nii vähe, mis siis, et ma oma arust mõistan juba palju, aga tegelikult ma saan aru, et meil on kõigil väga suur tee käia ja see teekond sinna edasi, mis hakkab tulema ja kuhuni me välja jõuame inimestena ja võib-olla nagu kollektiivselt ja iga inimene eraldi ja hingena ja hingeperekondadena ja see on nii võimas, et ma ootan seda iga päev. Ma olen ka varem vist öelnud, et ma ei raatsi magada isegi öösel, et tahaks nii palju kogeda ja nii palju teada ja nii palju informatsiooni ja nii palju kanaldusi ja nii palju nagu kohtumisi ja sõnumeid ja kõike seda on meie ümber tohutult, nii et kui vähegi tähele panna, siis see kõik avaldub järjest rohkem ja me alles hakkame aru saama tasapisi, mina ka, kes me tegelikult inimestena oleme. Nii et jah, tahtsin rääkida väärtusetse tundest, aga jõudsime hoopis järgmise teemani, millest ma tahan ka rääkida, see on omaenda vägi. Nii et aga tänaseks mina lõpetan ja soovin sulle ilusat päeva, armas valgusolend.